Tere! Oleme taas tagasi saatega Fookuses on. Mina olen Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õpilane Hanna ja tänases saates viime teid esoteerika ja selgelt nägemise maailma. Mine tea, võib-olla avame ukse sinu uuele huvile. Tänase saate külaline on selgeltnägija Merili Timmer. Merili, millega sa tegeled ja kuidas jõudsid müstilise maailma poole? Müstilises maailmas olen ma ju tegelikult olnud terve oma elu. Millega ma täna tegelen, ma võtan inimesi vastu, mingil määral teen veel koduvisiite, mul on vestlusõhtud. Ma küll ei hakkaks nagu väga etteruttavalt võib-olla kaagutama siin, mis kõik tulemas on, eks. Hetkel on mul sellised laienemise plaanid natukene päevakavas veel seoses tööga siis nii-öelda, aga peamiselt tegelen ma ikkagi üks-ühele inimeste muredega, millele nad ise enam vastuseid ei leia. Ja lisaks õpin ma täna veel konstellööriks ehk siis psühhoteraapiat. Inimese siis alateadusega, peredünaamikatega ja süsteemidega ja see kõik kokku nagu juba raske on öelda, millega ma täna tegelen, et kõigega. Millal sa tõsisemalt hakkasid tegelema selgeltnägemisega? See on selline küsimus, millele ei saagi tegelikult vastata, et kuidas ma ütlen, et millal ma tõsisemalt hakkasin selgeltnägemisega tegelema, ma olen seda terve elu olnud, et see ei ole asi, millega nagu sa hakkad nüüd tegelema, et sa terve elu lihtsalt oledki. See on sinu igapäevane elu, aga kui me võtame nagu töö mõttes, millal ma hakkasin inimestega ja võõraste inimestega just niiviisi tegelema rohkem, need olid mõned aastad tagasi, kus ma otsustasin siis, et ta aitab küll, et ei tegele mitte ainult tuttavatega enam, vaid lähengi siis lähen nagu kaugemale ja võtan ka täiesti võhivõõraid inimesi vastu. Aga millal te nagu hakkasite erinevaid asju nägema ja niimoodi, et... Ma olin 6-aastane, kui ma esimest korda üldse kokku puutusin siis nii-öelda lahkunud hingega, eks. Aga sealt alates on see olnud elukestev. Et ma ise naljatan alati selle kohta, et kui teistel teismeeas lõppesid need kollijutud ja kummitusjutud ja asjad kõik ära, siis mul kestavad need siiamaani. Räägin õhtul kellelegi põneva sellise hirmsa loo, mis on toimunud, Et teistel sai sellega piir, siis minu omad kestavad siiamaani. Aga kuidas te nagu sellele reageerisite ja mis te arvasite sellest? Kuidas ma sellele reageerisin? Laps ei saa aru. Laps ei saa ju aru, mis on lahkunud hing või kui ta näeb või kogeb midagi sellist, siis tema jaoks on see täiesti võõras. Et sellest nagu selle mõistmine, ma arvan, et see mõistmine tuli teismeeas, kus ma saingi aru, et ma loen tarokaarte, eks, ilma et ma peaksin vaatama raamatust, mida mõni kaart tähendab või mis on see nagu süsteem või selle süsteemi mõte. Ma haarasin selle teadmise kaartidele vaadates juba. Et selline mõistmine tuli kindlasti pigem teismeeas, kus ma sain aru, et ma olengi teistmoodi, et need ei kaoge ära kuhugi, kõik see, mida ma näen, eks. Aga 6-aastane laps kindlasti ei saa sellisest asjast aru, et see on tema jaoks täiesti arusaamatu kogemus. Sa tegeled veel mineviku, oleviku ja tuleviku lugemisega. Kuidas see täpsemalt välja näeb? Mina töötan peamiselt ikkagi tarodega. Et tarodega ongi võimalik vaadata mineviku, oleviku, tuleviku, eks, ja seda siis ükskõik kui kaugele. Et tuleviku vaatamine, see on lihtsalt, mina ütlen, sellel pigem peaks olema mingisugune piir. Ma ei näe väga mõtet vaadata üle aasta inimesel tulevikku, sest et inimene muudab ise nii palju, et see, mis ma täna näen, mis 5 aasta pärast toimub, see võib nipsti inimene selle ise ära muuta, Et see, et tal täna võib-olla on väga tasuv töö ja kõik on väga hästi, aga kui ta ühel päeval ärkab üles ja otsustab, et vot ei, ma tahan ikkagi hoopis midagi muud teha ja näen sellest potentsiaali, ta teeb selle sammu ära ja võib-olla keerab kõik tuksi ja tal 5 aasta pärast ei ole sellist elu enam, Minevikku vaadates on faktid väga kindlad lihtsalt, mis sa näed, aga tuleviku puhul on alati see, et kaardid näitavad võimalusi ja on mingid asjad, mis on alati 100% nii on lihtsalt, et kui ma näen, et sellele inimesele näiteks ei olegi määratud lapsi, siis need ei ole määratud talle ja ongi kõik, ma ei näe neid kuskilt tulemas, või kui mõnele inimesele määratud mingi haigus või mõni muu kindel selline, see on siis nii-öelda saatuse poolt määratud, mida ma kasutan hästi vähe pigem, aga mõned asjad siin elus tõesti on.
et kus saab ka nagu mingisuguse asjast näiteks inimese ära päästa, on ju, kus ütledki, et see suvi, ma ei tea, väldi üksinda ujuma minekut või üksinda metsa minekut, on ju, et asjad võivad juhtuda lihtsalt, et hoia ära need asjad. Aga see saatuse poolt määratud asi on kindlasti midagi, mida ma üritan pigem nagu vältida. Neid asju on üsna vähe. Enamjaolt inimene ikkagi nagu teeb oma otsused ise. Aga mis vahendeid ja meetodeid te veel oma töös kasutate? No eks mul on see, et kui ma inimesele peale vaatan, eks, et see ongi tegelikult ju siis nägija töövahend on tema silmad, tema tunnetus on ju. Loomulikult ma olen ka siis treeninud endas taju, ehk siis kui ei näe, et kui mul silmad kinni panna, siis ma pean ka teistmoodi nagu olema suuteline tööd tegema, eks. Et seda näitas selgeltnägijate tuleproovis väga hästi igasugused kasti ülesanded ja sirmi ülesanne, kui silmad kinni seotakse, eks, et sa pead olema suuteline saama vastused kätega ilma, et sa näeksid. Aga kui ma võtan nagu töö tegemise kui sellise konkreetselt, siis on mul tarod ja tihtipeale on ka psühhoteraapia nukud, sest et need näitavad ära väga palju dünaamikaid. Juba nukkude põhjal on võimalik ära näha, kus on inimesel see sügav probleem nii-öelda oma peresüsteemis. Noorte seas on hästi populaarseks saanud TikTokis tarokaartide põhjal tuleviku ennustamine. Kas selline ennustamisviis on usaldusväärne? TikTokis, YouTube'is ja igal pool netis need videod, mis on tehtud. Mul tekib ainult üks küsimus. Aga kellele nad ennustavad? Punkt 1, tarosid ei panda tegelikult ilma rahata. Raha on vahel, sest see on töö. Nina topitakse sinna, kuhu tegelikult asja ei ole. Ehk siis midagi peab alati vastu saama. Ja aegade algusest peale on see nii olnud, midagi pead sa vastu andma, eks. Igasugune selline netis, või mitte netis, vaid just nagu videote teel, ma olen näinud neid, ma ei saa lihtsalt seal nagu aru, kellele ennustatakse. Et sa ei saa ju panna kaarte ja siis sa räägid kaamerasse, sul tuleb selline aasta ja siis seda vaatavad 1000 inimesed, nagu kõigil 1000 inimesel ei tule ju ühesugune, eks. Et seal peab siis kas taga olema, kas seal on kindel inimene, kellele ennustatakse, eks, või siis on see tõesti taroskoop, eks, kui räägitakse tähemärkidest, et jääral tuleb selline nädal, sõnnil tuleb selline nädal, jumala eest, aga üldjoontes mina teen tööd samamoodi, teen telefoni teel, teen ka e-maili teel, eks, kui inimene saab küsimustest, ma ei tööta energeetiliselt. Ma töötan tarodega, seal ei ole energeetikaga nagu suurt pistmist. On 2 väga erinevat asja, eks. Aga see selline TikToki ja YouTube'i asi, ma vist ei suhtu sellesse nagu kõige, ma ei saa öelda nagu hästi või paremini või ma ei mõista seda. Ma ei mõista seda, kui ennustatakse nii, et sa ei tee inimese nime isegi või et laiale inimkonnale sa ei saa ennustada lihtsalt niiviisi, et sul tuleb. No ei tule. Kõik on erinevad indiviidid. Mis muredega inimesed üldse teie poolde pöörduvad tavaliselt? Kõigega ausalt öeldes, absoluutselt kõigega pöördutakse. Kõige levinum on kindlasti suhe, tervis, töö. Praegusel ajal kindlasti siis COVIDist tulenevalt majanduslik seis. Inimesed väga paljud on oma töö kaotanud, paljud on oma lähedased kaotanud. Tullakse ka küsima seda, et kas see on seoses selle vaktsiiniga, kas see on seoses selle haigusega, eks. Selle hirm on olnud üsna suur. Samamoodi pöördutakse minu poole oma kodudega, eks, et kui on kodus toimunud mingisuguseid paranormaalseid nähtusi, tihtipeale inimesed arvavad, et need on tegelikult, seal tuleb suhteliselt kiire ja loogiline või nagu lahendus, aga probleeme on väga erinevaid. Loomulikult on ka selliseid psühholoogilisi probleeme, eks inimestel on kaua aega olnud depressioon või mõni haigus, nad otsivad juba teistsugust lahendust nendele, eks. Aga siin on hästi oluline, et igaüks jääb ikkagi nagu oma liistude juurde, eks, et mina ei ravi inimesi, mina ei ravi kellegi vähki ära, mina ei ravi ära depressiooni. Ja mul on kogemus olemas depressiooniga, eks, ja ma oskan suunata inimest, kuidas ennast kõigepealt kohe ise aidata ja seejärel kust abi otsida. Et oma liistude juurde jäämine on selle töö puhul väga oluline, et ükski nõid ega selgeltnägija ei ole psühhiaater ega arst. Et selle koha pealt mina olen pigem meditsiini usku.
Aga kas teie poole on pöördunud näiteks inimesed näiteks absurdsete mingi palvetega või niimoodi, kuidas te neile vastate? Ikka on. Need on üldiselt pigem naljakad mu jaoks selles suhtes, et küll tahetakse, et ma tunni aja pärast Soome läheksin või Võrru sõidaksin, küll tahetakse abielluda ja suhtesse minna, eks, kui ka muid selliseid kummalisi seksistlikke soove. Siis on siis igasuguseid huvitavaid palveid on olnud, siis on olnud ka nagu selliseid, mis ongi nagu hullumeelsed, eks. Et ühe korra paluti mul eemaldada inimeselt radioaktiivsus. Täpselt niimoodi ma istusingi seal, sest ma ei saa mitte midagi öelda enam nagu lihtsalt, et kuidas, ma ei tea. Ühesõnaga ma leidsin selle kiire lahenduse, et kuidas tegelikult siis inimeselt radioaktiivsust eemaldada, tuli võtta käe kõrvale ja kõndida siis Paldiski maanteel olevasse psühhiaatriakliinikusse. Et paraku seal oli ka muid muresid, eks, et aga seda on samamoodi minu töös ette tulnud, kus tulebki võtta inimene käe kõrvale ja minna sinna vastavasse asutusse, sest et ta ise enam ei ole suuteline seda tegema. Mis te arvate, kust pärineb eestlaste suur huvi esoteerika vastu ja miks nii paljud inimesed pöörduvad abi saamiseks just ennustajate poole? Eesti rahvas on ju tegelikult pagana rahvas olnud kogu aeg. Nõiausku. Täiesti, see on loomulik asi, mis on käinud Eesti rahvaga käsikäes aastast aastasse, aastasadu. See on üleüldse tegelikult maailmas, kui selline kogu see esoteerika ja nõiamaailm on käinud käsikäes alati. Mingitel aegadel on küll nende nõidadega tehtud nagu inetuid tegusid, eks, põlema pistetud, aga täna ma ütlen ikkagi, et üsna nagu vajalik on inimesi, kellel ongi nii-öelda, nagu kui sa võtad, et sul on nagu oma ihuarst, eks, või perearst on ju, tal on oma ihunõid, et kellega käib läbi oma kas mingisuguseid ärilisi nagu otsuseid, vaatab ette ära, mis see toob või mis saab siis, kui ma teen teisiti, eks, või on suhete koha pealt või on mingite muude suurte otsuste, eluliste otsuste puhul on ju, et see on Eesti rahvas ja eriti viimastel aastatel väga populaarseks isegi läinud pigem. Et ka inimesed, kes muidu olid sellised, et ei usu, siis aeg on selline, mis on seda usku väga palju kasvatanud. Aga kui inimene teie poole pöördub mingi murega, et kui palju saate teie teda aidata ja kui palju peab temaga siis kaasa aitama ise? Mitte kunagi ei saa inimest aidata, kui ta ei taha ennast ise aidata, eks. Et see ongi see koht, kus mina võin rääkida mida tahes. Aga kui inimene ise ei ole huvitatud, siis teda ei saagi aidata. Et on ka neid inimesi, kes ootavad, et hõbekandikul tuuakse lahenduseks. Ja nad on nii pettunud, kui ma seda ei tee. Et tal on mingisugune mure, eks. Ja ma ei võtagi seda ära niiviisi, nipsti, nõiavitsaga. Ei, see ei käi niiviisi. Mina juhendan inimese sellele teele, vaatan ära tema võimalused, mis tal on, kui ta teeb niipidi või teeb naapidi, kuidas on kõige parem võimalus ise ennast aidata, eks. Et aga selliste hõbekandikul lahenduste toomist, sellist asja ei ole olemas lihtsalt. Sama nagu inimesed kõige rohkem pettuvad siis, kui nad tulevad oma needuse jutuga. Eestis ei ole needus absoluutselt populaarne asi. See ei ole Eesti teema, see on Venemaal, see on sortsi koolkonna teema. Venemaal tõepoolest, iga kergema asja eest saad kaela, eks. Mees petab, needus kaela. Ja nii on nagu kõigega. Aga Eestis mitte. Eestis ma arvan, ma olen näinud kokku kuskil 3 juhust tänaseks, kus on tõesti tegu olnud needusega. Ja kas selle puhul mitte kunagi ükski nagu endast lugupidav või teadmistega nõid või selgeltnägija ei lähe seda ise näppima. See on täiesti arulage minna niisugust asja ise näppima, sest et kui ma lähen seda näppima, siis ma saan selle endale kaela. Kui sina said, siis sa kas ise võtad selle maha
või võtab maha see, kes pani. Aga et keegi võõras läheks seda näppima, ei. Ja siis ma õpetan, kuidas ise ennast aidata, sa ei tea minna otsima, kes seda teinud on ju. Siis ma õpetan selle, kuidas sa saaksid ennast ise aidata, et sellest lahti saada. Ja siis tekib inimestel see, et aga kas sina siis ei teegi mitte midagi. Aga kui ma sulle neid teadmisi ei anna, siis ma arvan, et ma tegelikult olen teinud väga suure töö ära, et ma sulle jagan kõike seda, aitan ja kõigepealt üleüldse vaatan, kas nagu tasub maha võtta või ei tasu. Sest et mis sa teinud oled, et sa sellise asja omale kaela saanud oled. Sest et niisama istudes, olles nagu meeldiv ja tore, viisakas ja heatahtlik, lahke, keegi ei pane sulle needust kaela. Ehk siis küsimus on alati, mis sa tegid, et sa sellise asja kaela said, et sa kellegi nii välja vihastasid. No vot, aga niiviisi sa inimesi aitadki tegelikult, et kõigepealt sa vaatad ära selle, mis juhtus ja ka hea küll, kui ta ongi ise süüdi, siis ta peab selle õppetunni kätte saama. Kui õppetunni on kätte saadud, siis hea küll, ma aitan, ma õpetan sulle, kuidas see nüüd maha võtta, et saaksid edasi minna ilma selleta, aga õppetund peab olema sel juhul kätte saadud. Mis on olnud sinu kõige sellisem raskem võib-olla siis mingi mure, millega inimene teeb pöördunud ja mida teie peate siis näiteks aitama tal lahendada? Kindlasti on olnud üks koduvisiit selline, mis on olnud raske. See oli üks kodupuhastus, aga see hoone ei olnud kunagi koduks mõeldud, see oli tuberkuloosi dispanser. Et sellised asutused ei ole mõeldud koduks, nende funktsioon ei ole see, eks, et sellist kohta puhastada on alati küsimärgi all, kas üldse saab. Tihtipeale on raske, et noored inimesed, kes on suitsiidsed. Kuna ma ka psühhoteraapiat õpin, siis ma aitan inimest 2 nurga alt, eks. Kui ma näen, et siin nagu kaartidega ei ole kuigi palju teha, siis ma suun inimest jällegi nagu teistpidi suunata, eks. Päeva lõpuks niikuinii ta peab jõudma teraapiasse välja, aga ma saan nagu alustada temas juba seda protsessi, et ta loobuks sellest mõttest vähemalt. Et suitsiid on kindlasti keeruline teema, aga sellegi koha pealt ma ütleksin, et suitsiid ei ole nii keeruline teema, kui on need inimesed, kes on lihtsalt aita, anna, tatuta, et kus on see ego saba ja sarvedega nii suur juba, et see on nendega selline sakutamine ja raputamine on siuke suur töö. Kui tihti teil tuleb et inimesed näiteks kritiseerivad teie tööd või üleüldse, siis ei usu sellistesse asjadesse? Aga ei peagi uskuma selles suhtes, et see ei ole nõukogude aeg või nagu Vene aeg, kus sa pead uskuma midagi, sellepärast, et nii on öeldud. Ei pea, mitte midagi ei pea uskuma, kui ei taha, iseennast võiks uskuda muidugi. Et see, et kriitikanooli tuleb, tulevad. Mina ju tean, kes ma olen, minu inimesed, kes minu abi soovivad või minuni jõuavad, on ise valinud minu juurde tuleku. Ja see, et ei usu, see on väga okei, ei peagi uskuma. Viimane aeg on lihtsalt näidanud, et inimesed pigem rohkem usuvad. See on seal ka lootuse otsimine kindlasti mingil kujul. Ja kui on võimalik piiluda tulevikku ja lootust on, siis see annab inimesele ikkagi nagu motivatsiooni ja head tunnet. Aga see kriitika noorte loopimine, see on kogu aeg käinud, et ma pigem ei lase ennast sellest häirida või kui me tänapäeval räägime, siis nii-öelda netikommentaarid on siis need põhilised, eks. Et mujal ma väga ei ole nagu täheldanud sellist suurt laviini selgeltnägijate või nõidjate või šamaanide või kellegi pihta. Netikommentaarid, ma ütlen päris ausalt, mul ei ole õrna aimuga, mida inimesed minust seal arvavad. Ma ei loe, et see ei anna mulle lihtsalt mitte midagi. Kui inimene tahab mulle hästi öelda,
siis ta kirjutab mulle tavaliselt ja seda tuleb palju ja seda on väga hea lugeda, kus sa saad nagu väga positiivset, ilusat nagu tagasisidet. Kui inimene tahab halvasti öelda, no otse nad ei julge mulle keegi midagi öelda millegipärast. aga see, kui kuskil kommentaarides loobitakse sopaga, no mis ma oskan öelda, ma loodan, et su päev läks paremaks. Mul on jube kahju, kui sa peeglisse vaatad. Sest et seda vaatepilti, seda ei pese nagu hästi puhtaks, kui sa selline oled. Et sa tahad halvasti öelda, on ju. Mida sa soovitaksid neile noortele, kellel on huvi ja selle valdkonnaga, kellel on huvi end selle valdkonnaga rohkem siduda ja ka ise endas mingeid võimeid arendada, kas seda üldse on võimalik õppida või siis? See on selline hästi siuke piiri peal teema. Kui suguvõsas vereliini pidi on keegi, kes on olnud nõid või teadja naine või teadja mees või maag, šamaan, ükskõik kes, eks, tegelenud, siis on soodumus olemas, väga hea. Kui ei ole mitte midagi, siis see üldiselt jääb sellisesse hobikorda lihtsalt nii-öelda, et lihtsalt nagu kas uurida seda teemat, natukene teadmisi sealt saada, eks, aga ma ei ole tänaseks päevaks kohanud mitte ühtegi siis nägijat või ennustajat või ükskõik keda siis me sellest valdkonnast võtame, kellel ei oleks vereliini pidi see enne olnud. See ikkagi liigub mööda vereliini pidi. Aga treenimine kui selline, alati saab oma tajumist treenida. Loomulikult selleks mul on väga kihvtid kaardid müügis, maksesokaardid, mis on siis, millega saab oma tajumist treenida, tegelikult ka nägemisteks, et inimeses endas tegelikult kõige suurem maagiline osa on ju sisetunne. Meil on kõigil see olemas ja kui see nagu annab selle hoiatuse või mingi soovitusi, me tunneme selle tegelikult ju ära, eks. Lihtne näide, et kui tuleb nagu olukord, kus on jube kiire kuhugi vaja joosta, midagi teha ja siis tuleb meelde, et issand, ma unustasin selle asja tuppa. Alati mine tagasi. Sellepärast, et isegi kui sa jääd siin nüüd 2 minutit rohkem hiljaks, millegi eest sind päästis praegu ära. Sinu enda sisetunne. Lihtne näide minul endal, kuidas mul aastaid tagasi siin, ma hakkasin hiljaks jääma ühe koosolekule ja mul jäi üks dokument maha ja mõtlesin, et vahet pole, see mul läpakas nii olemas. Aga ma ei ole see inimene, kes teeb arvutis asju. Mina olen see vana kool, minul on märkmik, minul on paberid, minul peab olema kõik laiali laotatud, siis ma saan oma märkmeid teha. Ja mul jäi see dokument koju ja mõtlesin, et okei, vahet pole see kord, et teen arvutis ära selle, eks. Ma sõitsin oma auto maha kandmisele täielikult, ma ei jõudnud sinna, tohutu avarii. Ma ei jõudnud sinna koosolekule, ma jõudsin omadega üldse kohtusse, kõik asjad läksid nagu untsu, kõik läks untsu. Pärast seda ma mitte kunagi enam ei tee seda, et vahet pole. Ma olen selle koha pealt natukene OCD-ga, et kui mul tuleb näiteks meelde, et mul jäi voodi tegemata, ma ei lähe oma kodust ära enne, kui voodi on tehtud. Sest et see elab siin mul, nii kui ma sinna auto poole kõnnin, siis mul on kogu aeg see, et voodi on tegemata, et ma pean minema tagasi. Et need on sellised naljad asjad, aga siis tunnen inimese kõige suurem maagiline osa, ma arvan. Kus teiega üldse saab ühendust võtta või kontakti? Minuga saab ühendust võtta merilitimmer.ee, seal on kontakt, seal on mul blogi, ma kirjutan erinevatel teemadel, seal on igasuguseid kihvti uudiseid, kui saab kuskile vestlusõhtule tulla, mis iganes, et sealt saab minuga alati ühendust võtta ja samamoodi on mul Facebookis siis leht Merili Timmer sensitiivne nõustamine. Ja samamoodi ka seal on alati kõik info on üleval ja vastu võtan ma igasuguste muredega inimesi, eks. Ja kui ei saa mina aidata, siis ma kindlasti leian alati selle inimese, kes siis saab aidata, et kui see ei ole minu teema, eks. Et ikka ma rõhutan, et see on väga-väga oluline selle töö puhul jääda oma liistude juurde. Ja noored inimesed, kui sa küsisid, et kuidas tegeleda ja nii edasi, alati võib huvi tunda, aga ust lahti jõuga kangutada ei tohi. Et kui hakata jõuga kangutama, siis pärast on tükid taga ja sellega läheb nagu jamaks, et siis on see hetk, kus hakkavad päriselt psühhiaatrid sekkuma ja läheb nagu õnnetuks. Et tasa ja targu ja mõistlikult ja väga hea on alati, kui on mõni mentor kõrval olemas. Aga suur aitäh, Merili, oli väga inspireeriv teiega kohtuda ja täname, et leidsite aega meiega oma kogemuste jagamiseks. Soovime teile palju edu. Teiega, head vaatajad, kohtume juba järgmises saates. Seniks jälgige Noortegijat Instagramis, TikTokis, Spotify's ja Facebookis.